Aja jooksul on Undiküla rebelite rehielamule kambreid juurde ehitatud. Sealau lausa uuesti, poolenisti maakivist püstitatud. Ent nüüd, 1935. aasta varakevadel, on jaks otsas. Järguliselt rajatud katus lainetab nagu Peipsi. Katuse sindlid tahaksid vahetamist. Majas haiseb niiskuse ja hallituse järele. Pangavõlg sööb hinge seest. Mida suurem häda, seda rohkem avaneb süda usule. Rebeli Timo on kindel, et kuidagi peab rikkus majja tulema. Isegi hiljuti kõigest 10 aasta eest sisse kolinud üleaedsete noorpaar üha kosub, ostab hobuseid, vedruvankreid ja loorehasid ning treib hoolega lapsi. Vaata, timmumees, jõukus algab kõrrast. Asjad peavad ornungis olema, räägib sama üleaedne, kiitsakas loomaarst Aabel ja kompab kujuneva paljaku piirjooni, justkui hoolas aednik, kes ootab külma võetud põõsa tagasikasvamist. Kaua see siin vedeleb? Aabel osutab pööratud nahast kasukale rebelite esikunurgas. Timo ebaleb. Niigi on selge, et kaua. Lumi läks juba veebruaris. Korrat, egas jõukas mees ise kasukat varna riputa, leiab Timo viimaks vastuse. Post hoc, ergo propter hoc, lausub Aabel kaalukalt. Mis hoc? Tõpratohtri komme tarkustega vehkida on Timole tuttav, aga vastu ei oska talle samamoodi mõõta. Saavad ju inimesed kuidagimoodi rikkaks. Eks nad saavad jah. Madalmaades olla vanasti tulbisibulatega kõva äri tehtud. Ja küll neid asju tuleb ajaloos veel. Mina näiteks mõtlen, teeks sellise raha, et kulda ega pangapaberit polegi, et igaüks, kes raha tahab, võib selle suure valu ja vaevaga välja arvutada või siis osta jupikese arvutust. Iga kord, kui siuke raha omanikku vahetab, tuleb naabrimehelt tempel ja kellaaeg küsida. Siis ei ole võltsimist. Aga ega riigi ametit toda raha jälgida saaks, sest kogu värk käib inimeste vahel. Timo pilgutab silmi. Noh, ega mul ka pole lõpuni selgeks mõteldud, tunnistab Aabel. Sina, Timo, alusta sellest, et tõstad kasuka nagisse. Ega see kah kena pole, et talvel sea sulus asjal käite. Ma tean küll, lehma kõrvale lasete ka. Ise joote ju seda piima. Kui ma meie reisse ütleksin, nad teilt vastu ei võtaks. No nägemist. Timo pilgutab endiselt silmi. Aabeli jutust on talle meelde jäänud lillesibulad. Tavalisi sibulaid kasvatab nende pere küll. Sama häid kui sibulavenelaste omad. Ei tea, kui palju kallimad need lillesibulad siis on. Hommikul ärkab ta kirgastunult, kraabib kummuti sahtli põhjast rahapaberid välja ning rakendab hobuse ette. Kuhu minek, vana rebel, kurjustab Eliis, tema naine, kes rusuvast elust hoolimata on säilitanud riiaka vaimu ja noorusliku jume. Turule lähen, korrat, kärgib Timo kaitsesse tõmbudes. Enne kui naine jõuab takistada, ajab ta hobuse liikuma. Lillesibulad leiab ta lilleäride kõrvalt maarahva poest. Mis lilledest üleaedne rääkis, ei tule tal meelde, aga eks lill ole lill, peaasi, et rohkelt sibulaid annab. Selle jutu peale poeteenja muigab. Andke kõik, kamandab Timo. Raha jääb parasjagu nii palju, et tulevast rikastumist tähistada. Kui varakiriku torn paistma hakkab, puristab hobune rahutult. Et peremees aga vankris viina uima välja magab, astub loom laisalt edasi. Vanker peatub alles sookaldusel, Timo onupoja talu hoovis. Ennast välja maganud hakkab Timol kange hirm. Ta müüb kogu raha eest soetatud kauba veerand hinnaga onupojale, lubades, et neist tulevad madalmaade söögisibulad. Kohas, kuhu onupoeg sibulad maha pani, kasvavad praeguseni nartsissid. Öeldakse looduslikud ja paik on isegi kaitse alla võetud. Aabeli kauged sugulased on aga krüptorahaga rikkaks läinud. Sõidavad autodega, millel pole katust, söövad hallitanud juustu ja kannavad keset suvegi karvaseid kasukaid.